Tallinn kutsub, Selver toetab. Sööma! Eesti toidumess. Issand, õnnista meid ja neid sinu ande, mida sinu heldetest kätest vastu võtame. Õnnista meie maad ja rahvast, õnnista põllumehi ja toidutootjaid, söögivalmistajaid ja sööjaid. Anna tarkust neile, kellel on palju, jagada neile, kellel on nälg. Anna meile nägevad silmad ja armustav süda. Taevane Isa, õnnista meid. Aamen. See on sinu elu parim päev. On aasta 2017, käes on maikuu. Tere tulemast Eesti toidumessile sööma! Milline on toit, mis teie silma alati särama paneb ja teid kohale toob? Ma arvan, et see kindlasti on Eesti toit, et ma olen maailmas ringi sõitnud ja maitsnud erinevaid toite ja neid on maitsnud, aga Eesti toidul ikka vastu ei saa. Ja kindlasti selle toidule vastu, mida tehti minu lapsepõlves kodus, mida tegi mu kadunud ema, see oli kõige parem toit. Ma pean teile tunnistama, et täna täitub ka üks minu isiklikest väga suurtest unistustest, et kus see Eesti toit siis peab olema, kui mitte Tallinna lauluväljakul. Sest lauluväljak on koht, mis on eestlasi liitnud juba võib öelda 100 aastaid. Ja tõepoolest sellises mahus üritust, kus koos on kõik Eesti toidutootjad, sellises mahus üritust ei ole varem olnud. Eesti toit on meile väga suur väärtus ja väga suur väärtus juba sellepärast, et me saame tooraine Eestist. Meil on põllud, loomad, mets ja meri. Kogu oma põhitooraine me saame Eestist. Meil on suurepärased toidutootjad, olgu nad siis väikesed pereettevõtted, olgu nad talud, olgu nad suuremad toidutootjad. Kõik nad ju toodavad tegelikult kelle jaoks toiduaineid, meie jaoks. Ja Eestil on veel see eelis, et me toodame lausa rohkem, et me saame ka väga võimsat eksportida ja Eesti toitu võib leida statistika järgi muuses pea 90 riigist. Aga kes kõige rohkem peaksid Eesti toidu ära sööma? Loomulikult meie kui eestlased. Et mul on äärmiselt soe tunne siin täna olla ja sellepärast peab selliseid üritusi korraldama, toetama, sellepärast, et see tõesti liidab. See liidab meid, me tunneme ennast hästi, me mõtleme, me oskame süüa, me oskame pidutseda ja selles osas ma küll julgustaks, et kõik tuleksid lauluväljakut läbi ja tunneksid ja tunnetaksid seda mõnusat õhkkonda. Minu ees on selline natukene kummaline laud. Tundub nagu oleks peolaud, samas vaatad, siin on beebitoit, siin on alkohol, siin on leib, siin on crème brûlée, siin on kala, siin on vana Tallinn jogurtkreem. No mis laud see selline on, mille ääres ma praegu seisan? Meie pakume ikka oma 23 aastat juba läbi viidud tootekonkurssi Eesti parim toiduaine võidutooteid ja need on tõepoolest ainult parimad tooted. Et alustame siit, parim toode Lääne-Eesti väikeettevõttelt ja liigume siia võidutoodete laua juurde ja Eesti parim toiduaine 2017 on siis Saaremaa piimatööstuse juustõud Saare ja tõepoolest tulge maitsma, sest nüüd on selgunud, et juba seda juustu, kuna ta on 8 kuud laagerdunud juust, siis tuleb juustul väike vahe sisse, et me peame ootama kõik, millal Saaremaa keldrites juust laagerdub ja saame uuesti, nii et tulge täna maitsma ja tulevikus ka kindlasti ostma, nii et olete kõik teretulnud Eesti parima toiduaine telki. Nii et sööma! Ei soovimata ottusi anda ja olen neist murdudki mõnda, kuid ma tõotan, et saabub päev, kui mees on kuldne põld. No, milline hommikupuder siis sellise naeratuse näole toob? Millist putru sööte? Ikka Tartu milli täistera puder. Moosiga või võiga?
Mina eelistan soolast putru, aga kindlasti moosiga on ka väga õige seda kasutada. Meie kiirpudrud on kõik täistera helvestust tehtud. See on väga tervislik. Minu silm haaras siit ka sellise asja, et teil on täistera tooted ja pasta armastajale inimesele on see ju ainult hea uudis, et miks on täistera toode parem kui tavaline nisutoode? Täistera toode sisaldab kõike, mida ühest nisuterast saab, ehk siis kõik tervislik on sinna sisse jäänud. Et see teeb temast ka sellise tumeda makaroni. Ja siin on ka retsept, mille on Anni Arro meile kokku pannud. Et Anni Arro on meie reklaami nagu algusest peale olnud pastatel ja tema maitsvaid pastatoite me oskame pastadest valmistada. Oli siin tore võistlus. No veekann ei ole tegelikult enam tabuteema, enamus eestlastel on see Aquaphor kann juba kodus ka olemas. Tuletame siis teistele meelde, kellel veel ei ole, et miks see kannuvesi on parem kui lihtsalt tavaline pudeli või kraanivesi? Küsimus on hästi lihtne, et veevärk ei vasta iga kord nõuetele ja tihtipeale inimestele ei maitse ka võib-olla see kloorimaitse või vee maitse. Meie kodudes on probleemid katlakiviga, minge koju, tehke kann lahti, vaadake katlakivi on. Kodus on probleemid rauaga ja see tegelikult filterkann aitab meil saada puhta vee tee, kohvi jaoks, toidu jaoks, lastele joomiseks. Me panime oma boksi üles ka tegelikult suure veetünnurite torni, 60 pudelit ja korda 5 liitrit on 300 liitrit ja meil on üks väike filter, mis annab samamoodi selle 300 liitrit, et mõistlik on võtta veefilter endale. Nii, aga teeme väikse intervjuu siit Aquaphori võitjaga ka, et kas teil juba on kodus olemas endal ka selline veekann? Ei ole. Aga arvate, et hakkate kasutama igapäevaselt, et see jutt kõlas küll väga põnevalt siin selle kannu kohta? Jah, ilmselgelt, sest Pärnus on ju ka lubjarikas vesi ja see on punkt 1, miks teda kasutada, miks mitte. Naeres mu kõrval küsin naeratades aina küsin millal veel mind näin. Naedeksin algud võtsin naeratades sõnu andsin viisu juurde jään. Sest ma näen, võid paigast tõstad mäen, sinu naeratus halvast et hea. Naeres sa muret võidad, naeratades kõiki võidad, pingeid kaotan head. Mida gluteenivaba üldse tähendab? Gluteenivaba on toode, mille sees ei ole nisu, rukist, otra ega kaera, sest et gluteen on koondnimetusega siis valkaine, mis nendes teraviljades leidub. Ja see on see, mis paljudes inimestes tekitab allergiat. Jah, see võib tekitada allergiat, see võib tekitada või põhjustada niisugust autoimmuunset geneetilist haigust nagu tsüliaakia ja samamoodi on siis ka tänapäeval hästi palju räägitud mitte tsüliaakia gluteenitundlikkus. Nii et gluteenivaba tooted ei ole mitte mingisugune lihtsalt turundustrikk, vaid see on täitsa vajalik asi, et see oleks ära märgistatud eraldi. Jah, see on väga vajalik, et oleks eraldi ära märgistatud, seepärast, et just tsüliaakia haigetele on siis väga oluline, et nad sööksid eluaeg rangelt, puhtalt gluteenivaba toitu, sest et nende soolestikus hatud muidu kahjustuvad ja turundustrikk ei olegi ta sellepärast, et inimesed nagu nad peavad... Neil on lihtsam orienteeruda lihtsalt. Jah, neil on lihtsam orienteeruda ja nad peavad seda endal lihtsalt, nad peavadki eluaeg sööma, et kuigi võib-olla täna tundub paljudele söögikohtadele või tootjatele, et mis see ole, et paneme nüüd selle märgi peale, aga tegelikult selle märgi taga on see, et see otseselt mõjutab inimese tervist. Eesti Rahva Muuseum on Eesti kultuuri, sealhulgas ka Eesti toidukultuuri pärandi hoidja ja tutvustaja. Eesti toidumessil osaletakse selleks, et kutsuda toiduhuvilisi muuseumi külastama, siin üritusi korraldama ja ettevõtjaid muuseumiga koostööd tegema. Püsinäitusel kohtumised on 12 erinevast osast koosnev kompleks, millest üks osanäitus on Süüa me teeme. Näitus Süüa me teeme esitleb meie toidukultuuri traditsiooni ja uuenemist.
näitusel saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringuga ja vaadata, milliseid toiduaineid Eestis igapäevaselt tarbitakse ja mida toiduks valmistatakse. Eesti Rahva Muuseum on pühendunud Eesti toidu kui rahvakultuuri ühe osa uurimisele alates 1909. aastast, mil muuseum alustas oma tegevust. Muuseum julgustab kõiki ettevõtteid meiega ühendust võtma, et koos arendada ühiselt hoitud pärandit. Laiem eesmärk on muuseumi kogude baasil pakkuda allikmaterjale ja infot, mis võiks kasulik olla tootjale, eeskätt väiketootjale, sest unikaalne ja huvitav lugu võib tootele anda tarvilikku lisaväärtust. Suvine aeg soosib ürituste korraldamist välitingimustes. Kui plaanid pidada oma sünnipäeva, pulmapidu või viia läbi mõnda kultuurisündmust, siis klaasist varjualusega muuseumi õdus viinaköök pakub selleks sobivat pinda. Kuigi muuseumi enda ajalugu ulatub tagasi 19. sajandisse, on tänane tegevuskeskkond supermoodne. Muuseumi restoran ja kohvik pakuvad kõike moodsast Eesti köögist, pannes meie aja maitsete kõrval rõhku Eesti päritolu toorainele, ilule ja teeninduse kvaliteedile. Restoranis on tähelepanu all kaasaegsete Eesti toitumistavade väärtustamine ja propageerimine. Vaba stiiliga ja kultuuriküllane kohvik täiendab restorani menüüd värskete pagari ja kondiitritoodetega. Eesti Rahva Muuseum ootab teid külla. Rõõmsa kohtumiseni! Kuulsin, et sul on uudised. Äpiga juhitavad pelletgrillid, vastab see tõele? On, ma võin siit kohe näidata. No näita. Siin on neid teisigi, aga see nüüd nendest kõige põnevam. No näita. Et selline masin. Nii. Ameeriklaste uus leiutis ja saab telefoni äpiga. Et see nüüd nendele, kes toitu ei ole iialgi üldse osanud mitte midagi teha, siis see masin teeb ära, et temal on äpil on võimalik võtta läbi retsepti. Nii. Et sa valid välja, sõber tuleb külla ja võtab sul kitse kaasa, elu sees kitse grillid, sõna otsa mõttes läheb metsa, kui hakkad tegema. Aga seal valid menüüst välja, selle vajutad kitse peale, viskab sulle 10 retsepti. Telefonis sees, 10 retsepti viskab ette, ühendata masinaga ära, on ju, wifiga. Ja siis retseptile vajutad peale, siis sa saad täpselt selle liha ette valmistada. Nii. Seal on öeldud, võtad kilose tüüki, raputad seda pipart, seda peale, paned nii kauaks seisma, on ju, ja kui sul kõik see protsess on ära tehtud, siis äpi peal vajutad siukse oranži ruudukese peale, et hakka nüüd tegema, vajutad peale ja masin saab aru, et ta nüüd teeb seda retsepti. Ehk siis see tulemus on see, et kui Ameerika barbecue suured meistrid on teinud need spetsiaalsed retseptid ja masin sulle annab siis vastavalt suitsu teatava hulga peale, pellet on ka ju, sa teed ju pelleti ju naturaalse lehtpuuga, sa paned hikoripuu pelleti näiteks sisse, kui sa retseptis nii öeldud on, siis see tulemus on selline fantastiline, et sa oled kodus super kokk, alati. Uskumatu. Väga vägev. Aitäh sulle. Kui ole atmosfäär ja kujule muutub kõigi laks ja ei rühmaks jääda saab, aamikest soja vettes sulab jääd kõigi. No mis tunne on vaadata sellele üritusele siit ülevalt alla, olles telgitagusega kursis ja olles siis teadlik, mida te ootasite seda üritust korraldades? Ja, ütlen siis niimoodi, et tunne on väga uhke. Hetkel on ju päris mitu tundi messi juba olnud, tunne läheb järjest rõõmsamaks, sest et sa ei tea ju mitte kunagi ette, et kuidas hakkab minema, et kas ilm peab, kas inimesed tulevad, kas eksponendid on rahul, kas tõuseb ootamatult tuul. Praegu hetkel võib öelda, et meeleolu on ülev, tundub, et inimesed on õnnelikud, sest et kui on hästi toidetud, hästi joodetud inimesed, siis nad ongi alati ju õnnelikud ja head sööki ja jooki on meil siin üle mõistuse rohkelt. Täna ja selles saates saame me rääkida ikkagi sellest sündmusest, mis on esimest korda Eesti ajaloos. Ma isegi ei kaheld selles, et see sündmus iseenesest kindlasti kujuneb ägedaks, sellepärast, et kui on nii palju ägedaid inimesi pannud oma mõtted kokku ja seda väga-väga südames tahavad teha, siis ei saa halb asi kokku tulla. Tahad sa tervitada kedagi koduseid võib-olla, kes pole nende viimaste kuude jooksul väga palju ehk näinud, et nüüd on see võimalus öelda oma lähedastele paar sõna? Tervitan oma kolleege ja siis pereliikmeid. Tulen varsti teie juurde tagasi. Aga enne veel, kui ta koju tuleb, siis tulge teie sööma! Ei rühmaks jääda saab, aamikest soja vettes sulab jääd kõigi.
Eesti toitu sööma. Eesti toidumess. Tallinn kutsub, Selver toetab. Sööma. Eesti toidumess. Oi. Selle kohta saab ainult öelda ühe asja. Ega neid kleite ikka enne ei saanud, eks ole, lubada endale. Ja nüüd, milline võlu, milline šarm. Eesti toidumessil valiti ka aasta figuurisõber 2017. Sellel aastal oli 5 finalisti, kes kõik kokku olid kaotanud oma kaalust ligi 80 kilogrammi. Kes on see võitja? Aasta figuurisõber 2017 kaotas kaalu 20,6 kilogrammi. Selle tiitli pälvis Reet Arro! Palju õnne võitjale ja kõikidele kaalukaotajatele. Valgetööd meid ahvatleval kutsuvad kaasa, kuuma suve tuulena meid rändama viivad. Valgetööd, need on me valgetööd, need on me valgetööd, need on me valgetööd. No mida teie siin toidumessil teete? Mina olen Eesti Kulinaari Instituudi asutaja ja Bocuse d'Or Eesti president. Tegeleme Eesti kokkade ettevalmistustega rahvusvahelisteks võistlusteks. Ehk nõnda nimetatud kokkade olümpia, mis ettevalmistus kestab 2 aastat. Euroopa voor on mingisugust Euroopa riigis ja siis finaal on alati Lyonis iga teine aasta, Lyoni messi raames. Siiamaani me oleme käinud võistlemas, nüüd me peame minema, et me üllatame millegile. Ja see on nagu üle koera saba, see on nagu üks asi üle koera, aga üle koera saba, need 10 sentimeetrit, millimeetrit, need on väga olulised ja väga keerulised. Me oleme nii, kui poleks meid olnud kõik. Kõnnin möödasus nii, kui poleks sind tulnud kõik. No Margit, ütle nüüd, kas siin antud juhul on tegemist kokkade riietusega või on see teenindajate riietus? Seda ongi täna väga keeruline öelda, sellepärast et uued suunad on avatud köökide poole ja klientidele on kõik köögis toimuv nähtav. Seega kokk peab alati hea välja nägema, et kas koka või teenindaja pull väga palju vahet ei olegi enam tänapäeval. See on nüüd, ma saan aru, viimane sõna selles mõttes, see on praegu väga trendikas. See on trendikas, et teksa erinevates värvitoonides ja kombineeritud nahksete detailidega, et see on see, mida klient täna otsib. Aga kliente on ju erinevaid ja vajadused on erinevad, et kuidas ma siis, kui ma omal klienti tahan, siis ma olen õmbleja juurde, aga kui ma olen restoranipidaja ja tahan endale uut töövormi luua, millest ma siis alustama pean? Siis ma hea meelega kutsun teid külla. Meil on väga-väga lai valik. Et vastavalt Issand, kui paks raamat see on tõesti. Vastavalt kliendi vajadusele leiame sobivad lahendused, et kas natukene uhkema, natuke tagasihoidlikuma, vastavalt kliendi rahakotile, et on palju erinevaid võimalusi. Väga äge, kusjuures tõesti hea uudis. Toidumessi Easy autoshow alal said külastajad autodega kiikuda ja oma oskused auto tunnetamisel proovile panna. Easy sõnum on, kui sõidad, siis kindlusta ja enne kui kindlustad, siis võrdle. Võta Easylt. Härra Murakas, kas teie elu on kindlustatud? Ma arvan, et on. Ma elan kindlat elu. Aga tegelikult autoga sõites on see ju minu meelest isegi nõutav, et selline asi nagu elukindlustus peaks olema tehtud. Eks ta tark tegu oleks, et meie tempokas elus võiks kõik meil ole kindlustatud. Oled siin toidumessil väljas autoga, mida inimesed selle autoga siin teha saavad? Autotunnetus on ju turvalise liiklemise väga tähtis osa, arvan ma. Ja siin saavad juhid proovida seda vahva mudelit Peugeot 3008-ga, mõned aasta auto 2017, väga huvitav mudel ja miks ei? Absoluutselt, sest ega kaua sa ikka sööd ja jood, ikka tahad midagi muud ka vahepeal teha ja see on väga selline hea võimalus proovimiseks, on ju? Jah, seda kindlasti, et olgu öeldud seda, et enne tuleks siis ainult süüa. Kui on joodud, siis ei maksa siia tulla.
Kõige toredam uudis toidumessil on see, et kui te siiani olete kahelnud, kas võtta mõnusa prae kõrvale üks maitsev koduõlle või mitte, siis enam selle pärast muretsema ei pea, kuna messil on olemas kenasti ka alkomeetrid. Millised täpselt, kellele? Alkoski on alkomeetrid Eestis tehtud, teeme need Eestis juba 10 aastat, tagamaks seda, et meie imeväike joobepiirme 0,2 promilli, mis on väga vähe maailmas neid riike, kus piirme nii madalal on, oleks igal juhul meie aparaatide poolt leitud ja loomulikult nii seesamats toidumessil kui ka kõikidel erinevatel igasugustel muudel istumistel, õhtutel, kus kasutatakse meeldivaid jooke, siis hea toidu kõrvale. Alkomeeter on alati teile suureks abiks, veendumaks, kas võib juba rooli minna, kas peab veel ootama, kas tuleb veel natuke sõpradega juttu vesta või otsustada, kes rooli läheb. Lisaks on meil olemas ka selline asi nagu on drinksave. Ehk siis kui te lähete kuhugi näiteks ööklubisse, võtate sealt või kas keegi teeb joogi välja, olete ise joogi ostnud ja jääb see korraks teie tähelepanu alt välja, siis on võimalik kindlaks teha, ega sinna midagi halba sisse pole sokutatud. Ahaa, see on küll põnev. Nii et tegelikult Rovico tagabki ohutuse nii naistele kui meestele, nii kodustes tingimustes kui ka väljaspool kodu. Täpselt, ega alkoholi tarbivad nii mehed kui naised. Igal juhul üks Rovico alkomeeter igasse Eesti kodusse. Yes! Või puudutad sind, või puudutad mind, uhke mais meie hoorutus südameis. Ja kui puudutad sind, puudutad mind, sa tiivad mind. Kokteilikonkursse on Eestis korraldatud varemgi, aga sellise missiooni ja eesmärgiga, nagu Eesti toidumessil toimunud Eesti suvekokteilikonkurss, korraldati esimest korda. See on esimene võistlus Eestis, kus võistlevad tootjad ja Eesti tooted, mitte baarmenid, nagu me oleme tavaliselt harjunud. Ja teine omapära sellel võistlusel on veel see, et siin osalesid ainult Eesti tooted. Palju õnne võidu puhul! Suur aitäh, tuli endale ka suure üllatusena, esimest korda kätt proovitud, aga ütleme nii, et kokteilid said tehtud väga suure armastusega ja ilmselt siis see armastus jõudis ka kohtunikeni. Nii ta on, millest see võidukokteil siis koosneb? Käisin just tööreisil Jaapanis ja tutvustamas ka kohi erinevaid tooteid ja minu üllatuseks väga hästi võeti vastu. Ja sellepärast mõtlesingi, et teekski siukese džinni mee kokteili, nimi ongi siis Honey Ashton ja siin on siis nagu võltsgaasi või sellist ei ole lisatud, et see sooda on nüüd see, mis annab ka natuke siukest soolasust ja siis lisaks ta nagu toob seda vurtsu sinna sisse. Me armastame Eesti traditsioone. Nii et julge. Päev oodata või veel varjata meid, suudada milles hoida teine teist. Ja kui puudutab mind, puudutan sinna lõpuks meil hing. No tere tulemast Tallinnasse! Tere vastu võtmast! Aitäh! Väga ilusa ilma olete tellinud. Jah, päike paistab lagi pähe siin, nii et lausa, ütleme, jume on peal kenasti. Õnneks ei ole väga kuum. Eesti toidumess, esimest korda ju tegelikult. Ja. Mis teie arvate siis sellest pealinna üritusest siin, kui nii võib öelda? Ma arvan, et väga vajalik üritus. Sündmus lausa tegelikult on ju? See on suur sündmus, see on Eesti toidulaual täiesti suur sündmus. Mida tähendab teie jaoks selline võimalus tulla Peipsimaad esindama ja näitama, mida teil seal pakkuda on, sest tooraine ilmselt, millega need maitsvad suupistad siin valmistatud, on kõik teie kohalikud? Need on kõik Peipsimaalt ja kuna siin mõni päev tagasi kuulutati Peipsimaa ka Eesti selle aasta maitsete aastaks, siis see on meile väga hea võimalus tulla siia Tallinnasse ja näidata kõike seda head ja väärtuslikku, mis meil seal Peipsimaal kasvab, mis seal olemas on ja mis me sellest teha oskame. Ma arvan, et see on väga hea võimalus meile. Kusjuures esmakordselt näen messi raames sellist pakkumist, et maksad 15 eurot ja söö palju jaksad. Inimesed väga palju ei jaksa. Sellepärast, et siin on ikka väga palju ja väga head toitu on ühel platsil koos. Ja nagu juures olevalt pildilt näha, siis Peipsi mehed on ka oma kalad siia kenasti purki pannud ja väidavad, et kui kodus selle purgi avad, siis on tuba Peipsi õhku täis. Kalamehed palusid küsida, kuidas Peipsi ääres rääbisega lood on? Rääbisega on viimasel ajal läinud palju paremaks, sest näiteks see aasta tohivad kalurid püüda 3 korda rohkem rääbist kui eelmine aasta. Et kui eelmine aasta oli kvoot 15 tonni, siis sellel aastal on juba 45 tonni. Et rääbis vaikselt kosub ja hakkab Peipsisse tagasi tulema. Peremees, aga kuidas selle siiakalaga lood on?
Siiaga natukene kehvem lugu, et siiga on ikkagi Peipsis suht vähe. Tegelikult teda Peipsis on, aga ta on rohkem seal Vene poole peal. Et me vanast ajast mäletame siia kala Peipsist, aga kuna need sügavamad kohad jäid piiritõmbamisel Vene poolele, siis siig armastab seal sügavas olla ja Eesti pool teda väga palju ei ole. Sellised uudised siis Peipsi äärest. Kessa tuli suuneks laulaks ühte laul armunud südames. Sööme küll ise hästi ja tervislikult, aga kuidas toita targalt oma 4-jalgset pereliiget? Toitu valida tuleks ikkagi eelkõige selle järgi, milline on koer, kas koer on suur, koer on väike, koer on kutsikas alles või on juba koer vana, kas ta on ülekaaluline, kas ta on tundliku seedimisega, kas ta on pika karvaga. Ja sellest lähtuvalt siis on välja töötatud erinevad toidud. Kui nüüd võrrelda marketitoite, mis on põhimõtteliselt täiesti tühjad, ehk siis toidupüramiid tagurpidi, koeral kõht saab küll täis, aga organism on näljas, siis pigem juba teha ise. Teha putrusid, panna liha juurde, hea toit ikka esikohal on liha. Et kui seal algab teraviljadest kõikvõimalikest, siis tuleks ikka mõelda, kas seda osta või mitte. Täna siin toidumessil tutvustame uut ja huvitavat koeratoitu. Siin on nüüd kokku pandud siis valguallikana lõhe ja heeringas, hüpoallergeenne ja sobib väga hästi siis koertele, kellel on kas kuiv nahk, pikakarvalised koerad, et toidab hästi siis nahka ja karva. Lisaks selle lõhe ja heeringaga rasasemale toidule on siis ka ülekaalulistele koertele ja vanadele koertele välja töötatud spetsiaalselt kaalu langetamiseks toit, kus siis rasva on vähe ja valku rohkem selleks, et kasvatada ikkagi lihasmassi koertele. Ja tundliku seedimisega koertele on siis välja töötatud eraldi toit, kus siis valguallikaks on hirveliha. Kuna targalt toitumine on pika elu ja hea tervise alus nii inimestel kui ka loomadel, siis on spetsiaalselt välja töötatud toidud sünnist kuni surmani. Miks selliseid üritusi vaja on ja miks neid toetama peab? No jutt on ju Eesti toidust ja Eesti toit on selline, mille järgi ihaleb inimese meel ükskõik kus maailma otsas ta on. Ja mis on tänase toidumessi sööma kõige olulisem osa on see, et kõik võivad siia tulla tasuta. Ükskõik tuled sõbraga, tuled sugulasega, tuleb naabriga või ükskõik kellega ja alati see ju nii ei ole. Et täna on näha, et kui me võtame siin, kui palju inimesi juba käib, oodatakse 2 päeva jooksul kuskil 100 000 inimest, ma arvan, see räägib ise enda eest. Ja loomulikult on see, et mitte ainult sissepääs ei ole tasuta, vaid sa võid ka siin smekkida tasuta ja kõige lõpuks on see, et ma vaatan seda, et millised ettevõtted siin on kõik esindatud, siis tegelikult Eesti toidu tegijate paremik on täna kõik siin, et võiks lausa öelda nii, et kui sa ei ole tulnud messile sööma, siis sind pole olemas. Ei saa inimesed öelda, et pole pakutud, pole lihtsalt vastu võetud ja ärgem unustagem ka meelelahutust, ka Tallinna linn on pannud välja väga toreda kontserti siin rahvale. Ja Tallinna linn on pannud välja kontserdi, Tallinna linn toetab seda ettevõtmist ja ma arvan, see on ka õige, sellepärast, et Tallinna linn toetab kõiki neid ettevõtmisi, kus inimesed saaksid ennast mõnusalt tunda nagu täna ja tõesti, ma olen siin tuttavatega rääkinud, nad ütlevad, et see on kõvasti parem ettevõtmine kui mõni teine. Ma ei taha seda sõna kasutada, mis see mõni teine on, et muidu ma teen. Ärme hakkame poliitikast rääkima, paneme ikka nina päikesesse ja naudime lihtsalt olemas olevat. Ilusat päikest, teisi ilusaid inimesi, rõõmsaid inimesi ja muidugi toitu, aga ütleks veel ühe asja, et kõik ei ole ainult mitte Eesti toit, et siin on ka teisi tegijaid, nii et tegemist on toidukultuuri sündmusega, millel on loodetavasti veel ja samas on see, kui me külmkapi ju lahti teeme, siis külmkapi korrustel on meil kõike, nii et vaadake, võib-olla siit leiab veel mõnda niisugust maitset või maitseelamust, mida tegelikult meie külmkapp veel ei paku. Väga tore, aitäh teile!
Eesti toidumess. Tallinn kutsub, Selver toetab. Sööma Eesti toidumess. Ja me ei tunne enam teineteise varju une pealt, mitte põrad küll, kui tuttavatel ainult. Ja me hingedel on plekid, nagu tekid voodi peal, vaid paar tooli kinosaalis või meid päästa talale. Eesti toidumessil tutvustasid nii suured kui väikesed restoranid ja catering-ettevõtted oma teenuseid. Kellel huvi oli, need said tutvuda põneva menüü ja pakkumistega, millega muuta maitsvaks ja meeldejäävaks iga sündmus. Pikalt küpsetatud 10 tundi liha on. Madalal temperatuuril, umbes 100 kraadi juures, siia-sinna natukene kõigub, aga kõige tähtsam on see aeg. See läheb pehmeks, liha ainult neelamiseks nii-öelda, närima eriti ei olegi vaja midagi närida. Lisaks restoranidele ja cateringidele tutvustasid messil iseennast ja oma uusi esinemiskavasid nii juba tuntud kui ka täiesti uued artistid, sest lisaks heale toidule ja teenindusele on õnnestunud ürituse oluliseks osaks ka kultuuriline teenindamine. Eesti toidumessi programmipartneriks on Eesti Showmess. Kerri, räägi, mida teeb dekoartist siin toidumessil? Meie eesmärgiks on pakkuda kliendile täiskeskkonda. Praegu oleme seal lauluväljakule loonud 3. korrusele unikaalse väljapaneku, kus on disaintarvikutest kuni Eesti Taunakangra kunstini. Ja meie eesmärgiks on tutvustada teile just, kuidas tarbida igapäevaselt elegantset disaini. Ühesõnaga, armsad inimesed, kodudes võtke kappidest välja kõik kristall, mis te sinna olete koos vanaemade vanaisadega kogunud ja hakake seda tarbima igapäevaselt vett juues näiteks, miks mitte kristallklaasist? Muidugi, miks mitte, sellepärast kaunid tooted ongi meil igapäevaselt targimiseks ja sellepärast on meil siin ka väljapanek, kus me tutvustame nii jaegu erakliendile rendi kui ka tooteseeria võimalusi, mida pakuvad meie brändid. Algume arv, kui kõrgem aju, suurem kui jalgest alamaksta, ilmel kallis, peab kallis, otsima peab väikese maa. Algume arv, kui kõrgem aju, suurem kui jalgest alamaksta, ilmel kallis, peab kallis, otsima peab väikese maad. Liivilahe kalanduskogu on üks 8 Eesti kalanduspiirkonnast. Ja miks me siin oleme? Kindlasti sellepärast, et juba täna on võimelised meie rannakalurid pakkuma nii väikestele kauplustele, miks mitte ka kaupluse kettidele, kui kohvikutele, restoranidele, tavatarbijale meie oma head Eesti kala. Ja kui te soetate kala rannakaluri käest, siis see kala ei ole anonüümne. Te teate, kust ja kelle käest see kala on saadud. Ta on värske ja kui te soovite, ta on ka fileeritud. Meil on täna ka see võimalus. Kui te soovite suitsukala, saab ka seda. Tulge pöörduge nende kohalike algatusrühmade poole, selleks me siin täna oleme. Me tutvustame ennast, mida me pakume ja loomulikult unustame ära selle sisse toodud kala. Sööme meie oma Eesti kala, mis on tunduvalt parem ja kvaliteetsem. Ma arvan, et kõige parem infoallikas on see kohalik algatusrühm, nagu me täna siin 8 väljas oleme. Nemad teavad kindlasti, kes nende piirkonnas kala müüb, mis on need tooted, mis pakutakse. Ja selles mõttes on võib-olla tõepoolest kõige parem lüüa sisse internetti, näiteks meie puhul www.kalanduskogu.ee. Sealt te leiate minu kontaktid ja mina saan juba edasi suunata näiteks, kui te olete Pärnumaalt või siis kas või Pärnu lähedalt või möödasõidul, kus kohas te siis soovite seda kala saada. Täpselt sama on Peipsimaal, täpselt sama on Võrtsjärve ääres, täpselt sama on Läänemaal ja saartel, et need kõige paremini teavad ikkagi, kes seda kala müüvad, need kohalikud algatusrühmad. Et kogu info jookseb sinna kokku, et võib-olla neid rannakalureid täna üles lugeda on natukene palju, siin meil ei ole lihtsalt sellist aega, aga sealt saate te kindlasti kõige parema informatsiooni, aga te peate arvestama sellega, et alati ei saa merele minna ja võib juhtuda, et just täna, kui te soovite seda kala saada, seda ei pruugi olla. Aga kui te ütlete paar päeva ette, siis kindlasti mehed võtlevad midagi välja. I tried my best to feed him appetite,
We've been coming every night, so hard to keep it satisfied. Kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. Eesti toidutee kui Läänemere toidutee üks osa on täna sööma messil selleks, et tutvustada Eesti toidutee võimalusi. Eesti toiduteele on koondunud need toidupakkujad, kes väärtustavad Eesti toitu ja Eesti toidukultuuri. Ja täna siin soovime me seda kõike pakkuda ka oma külastajatele. Eesti toidutee kodulähekülg on www.toidutee.ee ja sealt leiab mitmeid erinevaid toidupakkujaid, restorane, kohvikuid, pubisid, väiketootjaid, käsitöö alkoholitootjaid, töötubade korraldajaid, erinevaid teenuseid erinevale maitsele ja erinevale rahakotile. Ja muuhulgas on võimalus igal ühel endal kokku panna ka oma Eesti toidutee. Selleks ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui valida oma reisi alguskoht, sihtpunkt, meelepärased toidupakkujad ja nii valmibki sinu oma Eesti toidutee marsruut. His heart is freaking out right of me. Well, I have no choice, cause I will see you by this time. Tere! Astuge siia poole, rõõm teidki näha. No toidumess ja värska vesi. Tuletame veel Eesti rahvale meelde ka, et miks on värska vesi kõige parem vesi? No otse loomulikult looduslik ja meie kodumaine ja väga head mineraalid, mis ma oskan öelda. Mitut erinevat sorti te praegu pakute inimestele üldse? Teil on kaseeritud, kaseerimata, sidrunimaitseline, nüüd on allikavesi teil ka ju? Allikavesi, need on kõige uuemad, et need ei ole nagu mineraalvee baasil, on tavaliselt joogiveed. Siin on moment siis originaal ja mineraalvee baasil. Mis pakend see on? See on väikene kuuspakkus, on meil klaaspudel sees. Väga fancy. Muuseas, teie ilmselt seda ei tea, aga tegelikult hetkel te vaatate otsa Värska Vee kõige suuremale ja truumale kliendile, nii et ei möödu päevagi, mil saatejuht Kairit ei tarbi Elroni rongis pudeli Värska Vett. Ole mu juures, kui häält, võta mu käest ja laula su peal. Hästi ma tundu ennast sa, olen sinu juures. Peremees, mis asi see Vudila mängumaa on? Kas seal võivad ainult lapsed käia või on minusugusel ka seal midagi teha? Vudila mängumaa on selline maa, kus saavad kõik mängida ja sina saad ka seal mängida. No mis mänge mina seal mängida saaksin? Igasuguseid mänge. Meie motto ongi selline, et on tervele perele terveks päevaks. Ja uskuge, Vudilas käib sama palju täiskasvanud kui lapsi. Ja see on tegelikult selles mõttes väga äge, et meile tuleb ka väga palju selliseid ilma lasteta näiteks paare, kes veedavadki seal terve päeva. Pärast saavad lapsed? Pärast saavad lapsed ja tulevad tagasi. Ja nii täpselt ongi. Aga ma küsin igaks juhul, ma olen igasugustest nendest maadest kuulnud, et sinna tulen siis lihtsalt 2 kätt taskus või võtan ujumisriided kaasa või mis sinna kaasa tuleb võtta, kui ma tulen? No mõistlik, jos ujumisriided kaasa võtta, kui hädasti vaja on, ka suudame aidata. Aga üldiselt on ikkagi nii, et võid kaasa võtta, võib võtta pikinikasjad kaasa, ei pea võtma, meil on toitlustuskohad seal olemas. Ja kui on ilus ilm, siis ma arvan, et tõesti on terveks päevaks tegevus. Aga te ei ole aastaringselt avatud ju, te suve ajal rohkem? Me oleme avatud suvel 3 kuud järjest, siis me oleme talvel teeme jõulumaad ja kevadel püüame kala ja üldiselt on ikka suvehooaja. Nii et siin toidumessil on selline avapauk siis? No, võib küll nii öelda, et me oleme andnud sellele mängumaale siin oma nime, et ühtepidi olla pildis ja teistpidi näidata, mis siis Vudila on, et tegelikult ikkagi Lõuna-Eestisse paraku on Tallinnast väga pikk tee, Lõuna-Eestist Tallinna poole lühike tee, nii et loodame, et teid tuleb siis tervest rohkem ja rohkem. Meil pole aega tudida, meid ootab Vudila! Terved ja tugevad hambad on teadagi väga olulised. Eestile maailmas palju kuulsust toonud akrobaat Vello Vaher tegi Eesti toidumessil teoks oma ammuse unistuse, üritades püstitada seninägematut Guinessi rekordit. Kas ennem rekordiüritust tuleb süüa või ei tohi süüa? Mina enne oma esinemist ei söö 6 tundi ja praegu ma olen üritanud umbes kilo ikkagi alla võtta, et kui 1 kilo oled kergem, siis võib-olla tuleb sekund kauem. Me igal juhul hoiame pöialt ja kindlasti kõik õnnestub ja pärast seda siis ikka sööma. Ja, sööma! Hammastabil rippumine on Vello Vaheri üheks leivanumbriks ja just sellega ta Guinessi rekordit purustama läkski. Senine Guinessi rekord oli tavalises rippasendis 2 minutit ja 46 sekundit.
Vellole tundus see liiga lihtne ja seepärast pani ta jalad kaela taha ja andis võimsa etenduse, rippudes endalegi üllatuseks 4 minutit ja 12 sekundit. Uus ja seninägematu Guinessi rekord on sündinud. Elagu Vello Vaher, kes väikese Eesti maailmas taas kord kuulsaks tegi. Loodan, et nautisite kogu sündmust sama palju kui mina. Kohtumiseni uuel aastal!